No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on selline plaan, tulin Kiidjärve rongipeatusest just praegu maha ja lähen seenele. Täna muidugi tähtspäev veel, täna on siis Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäev. Nii et ma olen kunagi teinud seda, just täpselt samamoodi 20. august olen käinud seenel, teen seda ka nüüd seekord 2026. Nii et vaatame, mis täna välja tuleb, palju ma seeni saan ja äge trip tuleb, ma arvan täna. Nii et läks. Üks nipp, mis tuleb muidugi teha või ei tule teha, aga on selline asi, et puuk saab roomata ainult üles poole, ta ei oska allapoole roomata. Nii et mina panen selle pärast riided panen kihiti ja tõmban niimoodi sokki pükste peale, mitte et ta väga moekas oleks, aga tuleb siit üles ja siis, kui särk on ka püksis, ta enam siit särgi vahele minna ei saa, ainult koht, kus ta välja võib jõuda, ongi siis see kaela juurde mulle põhimõtteliselt, nii et ainuke loll asi on see, et tänapäeval sokid on siuksed, et siit vahelt, isegi sähed võtavad sokkide vahelt, et see on nagu üks miinus. Ma teen hoopis niimoodi, ma ühe jätan peale soki ja teisele ei jätta, siis vaatan, et kummast rohkem, kumma jala peale, ütleme, kuhu rohkem puuke tuleb. Mardisant näeb välja nagu ja särk ka püks ilusti ja siis peaks olema nagu tegelikult kaetud. Mustikaga hakkab vist vaikselt läbi saama. Tundub ka pohlad. Peaks olema nüüd küll valmis ju. Vaatame siit mõne pohla, kuidas tundub. Pohla maitse tõesti olemas. Normaalne. Esimene söök ka täna. Ja täna muidugi pandud eriline müts, mis läheb metsaga hästi kokku, näete ja tore müts ka. Vabariigi auks ja metsaauks ka. Siin keset teed või väiksed kukekad, aga viitsi neid päris nagu nii väikseid korjata ka. Ja selle jutu peale kohe näete siin kõrval sambla sees siis ja päris hästi on peitud see aasta ennast üldse, ma olen käinud, pead nagu täitsa otsima siit, võtaks siit sambla üles leiaks seene, no. Näete, siin on suuremad kukesed ka, näete, siin täitsa sees. Nii et nendega on juba parem nagu tegutseda, need on nagu sellised normaalsemad juba puhastamise mõttes ka. Vaatan selle platsi siin enam ümber ära ja näete, hea terav nuga ka kohe ja mis ta siin näitab meil siis? Näete, selline värk, et sellega on hea võtta ka seeni. Okei, korran ära neid ja vaatan võib-olla siin, teen väikse ringi siin ja siis liigun edasi juba. Ops. Noh, olen kussitanud või? Kukeseen tavaliselt ei ole, aga tasub ikka vaadata ka, et mõnikord on kukekad ka. Võivad ussitanud olla. Ja üks asi veel, ma ikkagi panin püksid praegu nii tagasi, jube palav hakkas. Et kui ma päris võssa lähen, siis ma võib-olla tõmban sokid peale tagasi. Ja tegelikult ongi võib-olla hea vaadata, et kas tuleb puuke või ei tule, et kas see üldse asi nagu vett peab ja kas siin üldse puuke on ka. Tegelikult läheb ka üks RMK rada. Näed, märgistused räägivad, näitavad. Kui kunagi olen käinud, aga võib-olla vaatan seda ja siis tee pealt seen ja tegelikult ma alles jõuan niikuinii enda sellesse peakohtadesse, põhikohtadesse jõuan alles, nii et ma võin natuke siin ka ringi uudistada. Näete jällegi, saate lugeda ja ma olen siin lugenud kunagi seda ja võib-olla mis asja? Ma olen praegu niimoodi ehmatanud, hunt, ongi päris hunt. Ojutada kuidagi paigal on, kuuliaugud on sees 2 tükki, näete. Oi jah. Need pole augud, need on lihtsalt jah. No ongi hunt jah. Noh, pailoomake. Oi. Loodame, et karu ei tule vastu. Noh, võib tulla ka tegelikult. Madalast kohast läbi, natuke kõrgemal metsast tagasi jälle. Võib hakata silmad rohkem lahti hoida seente mõttes. Ja siin veel õppematerjali. Geenireservi mets on siin, saate lugeda jälle siis. Ja on isegi mingid pingid pandud siia, huvitav nagu puhke koht. Siin ma arvan, hetke on see vaigu korjamise kohta mingi info või? Ei või? Kuidagi nagu midagi mäletan. Vaigutamine, just täpselt jah. Et vanad tehnikad, kuidas vanasti tehti neid asju kõike ja milles kasutati. Nii, ega rada näitab vasakule. Ma just mõtlesingi, et ma peaks vasakule hoidma, jah. Siis kui ma enne kui rääsin paremale, siis tuleb mingi vasakule keerata, on ju loogiline või. Kus ta näitab, et nii. Ja siis sinna vist, jah. Ja jube hea on ikkagi metsas olla, et see on uskumatu, kui mõnus on jalutada ja rahulik. Kus on pohli, kuule. Siin mõned pohlad ka selle jutu peale, et see on nii mõnus, kuidagi nagu täitsa tunnen, et olen täitsa rahul. Pohlad ka ja. Nüüd oli eriti head. Suurepärane tunne, et isegi kui keegi seeni ei söö või viitsi korjata või taha või. Näete, kus täitsa punetab kohe. Pohli on küll tüütu korjata muidugi. Võib-olla söön mõne veel siin, mõne magusama. Et tulge lihtsalt jalutama ja päriselt on nii hea olla. Või noh, õigemini sellel hetkel on hea olla. Pärast on võib-olla ka.
hops. Super. Siis ma ütlesin, et kuidagi liiga paremal olen ära kandunud ja kohe näed, silt näitabki vasakule, nii et ma olen õigel teel ikkagi, et siis peaks see lõkke kohta välja viima. Tõesti oleks meil metsa minna seal praegu, siit natuke heina seest, aga noh, mis seal ikka, sirmikud võib heinases olla. Okei, kuigi ma kahtlen, et siin metsades või noh, tegelikult pikk võib olla ka, jah. Vaatame, see oleks muidugi eriti hea, kui sirmikul leiaks. Oi jah. Jäta täiesti samla sees jälle kukakad. Ma leidsin ennem sealt eemalt ja tavaliselt ma pean ringi vaatama, et kui on kuskil lähedal veel. Tihti on need kolooniad tekivad, nii et ma kammin natuke siit ka läbi siis veel. Ja näete, ongi siin sõnajalgade või maarijalgade vahel. Ja siin veel ja oi, need on täitsa head suured. Lihtsam puhastada ka ja lõigata pärast ja kui siin tundub siuke koht jah, et siin peab täitsa vaatama. Väga hea, korda need ka ära ja nüüd läks jälle natuke vesisemaks siin. Mingi laugas on siin. Mis? Ilves ongi, näete. DH Ilves. Mitte Toomas Hendrik. Noh, päris hea jah. Ilves ka nähtud. Mõtleme, hunti näinud juba, Ilvest näinud. Liikumatult küll muidugi nad, aga täitsa huvitav, äge. Vaatame, mida veel näeme siin. Püü, rabapüü. Jube suur lind. Nagu mina väiksena, nii suur. Lendas muudkui. Nad ehmatavad ka, nad tulevad suure heliga minema sealt kohe puu peal. Puu ka rapub. Kahjuks ei jäänud kaamerast, kui väga suur lind oli, jah. Jälle ma ehmatasin. Vaadake, kes siit vastu vaatab meil. Ongi karupoiss. Kuule, siin tuleb teha karuga auks. Tuleb teha väike, võib-olla siis ka esimene lonks lõõtana ka. Hops nuga maha ja teeme karu sinuga väikse õlle või? Mis sa arvad? Teeme või? Teeme. Teeme ikka ja. No nii, ega ei olegi tegelikult karuga nii lähedal õlut joont koos, et ma tean küll, see on huumor kõik ja mängi kaasa, noh. See vahutab alati esimene laks. Aga mitte nii isegi nii hullult. Mulle meeldib metsa kaasa võtta, mulle ei meeldi võtta pudeleid ja purgid hakkavad kotis kolisema, et pole tihti kuskil visata. Et siuke plastik on päris hea tegelikult, töötab päris hästi tegelikult. Ja Selver Pilsner pakkuda siis ja ütlen, ta ei ole mingi superjook, noh ei olegi nagu võib-olla nii, aga hinna-kvaliteedi suhe tuntud ka nagu joodiku koefitsient on tegelikult päris hea, nii et siin on põhimõtteliselt 4 õllut ja see maksab mingi 3,25 või. Praegu joogijanu ka. Karu, sulle ka väike lõuatäis või? Näed, nuusutab küll. Sai väikse lonksu lõhnaga kätte vist. Väga hea. Teeme selfie ka. Karu kõlut joomas. Sa pea pildi, võib-olla ma arvan. Tada, karu. Teine kord jälle teeme õlli. Ära siis väga purju jää. Päris vahelduv mets peaks ütlema selle suhteliselt pisikese vahemaa kohta, et mingi tund aega olen kõndinud, võib natuke rohkem, ja ringi vaadanud ja madalaid kohti, mingid ojad, asjad, lombid, siis jälle sellised kõrgemad kohad, männid, kuused, kased on ju, et siuke päris mitmekesine mets, nii et vastavalt kellel millel huvi on. Pettis ära ikka pilvik ikka mingi vana, ja. Vaatasin, kas tõesti puravikud niimoodi ka. See on suure tõenäosusega vana. Ma mõned pillikud korjasin tegelikult. Ta on ära kupatades väga head. Kuule, võib-olla sellest ka. Oi, sääsk. Kuule, siit isegi nii ussitanud ei ole, ikka on või? No, tegelikult isegi saab. Ära keeta siis ja soolaga. Mõnus krõmps kohe süümiseks. Ma sisse ta ei olnud tegema midagi viits hakata, aga lihtsalt niimoodi kohe süüa on väga mõnus amps. Siin veel mõni väike pillikuke. See vist. See on juba täitsa ussitanud, jah. Siin isegi mõttes vaata edasi. Ja näete siin täitsa sambla sees siuksed kukekad võimsate jalgadega. Ja siin on veel, näed, seal ka natukene. Et peab täitsa sambla sees täitsa koukima välja, aga väga hea, sobib mulle see. No nii, jõudsin see lõkke kohta välja, järgmine kohta. Nagu näha siin, autosid on päris palju, 3-4 autot. Ja siin on WC tehtud ilusti uus puudekuur, vana WC ka veel, mõlemad. Ma arvan, et see on WC lõkkekoht ja Kavaram plats, mitme tee rist ja varjualune. Ma teengi siin äkki väikse lõuna, vähemalt pool lõunat.
pulli pärast vaatan, et mis siia jäetud on. Kuuri ka, et grill sütt isegi natuke või see on tühi või. Mõned puud, täitsa okei, saab isegi lõhkumise asi ka olemas siin on ju. Vetsu pole praegu vaja. Mingid roikad veel, noh, ilusti korras, ei ole mingi prüi ka jäetud vist on ju. Madalal on kuidagi see, okei. Aga siin ma teen siis väikse söömingu nii-öelda siis. Olgu, kohe siis näitan, mis toit mul siis kaasas on ja muidugi õlu ka. Midagi ei saa teha, metsas kulub see lihtsalt marjaks ära. Mul läks see kaamera jalg katki tegelikult juba seal Orissaares, näete ühte pulka ei ole. Et noh, ta ei püsi. Et see on nagu jama. Ma pean kaamerat teistmoodi hoidma, aga noh, pole hullu. Nii, nagu ma ütlesin, õlu on siin olemas ilusti. Ja väike toidukott ja kohe siis vaatame, mis siin kaasas. Kaasa on siin võetud kõigepealt väike lonks. Kõigepealt on kaasas üks õun, mida ma praegu ei söö, aga nii-öelda siis vabariigi auks. Kilu mul muidugi ei ole, ütlen ära, aga on olemas muna, keedetud muna, keedumuna ja mul on siin veel tükike leiba. Võtan veel siit niimoodi, et võtan siit näiteks leiba natukene. Ma kõike ei jõuagi praegu süüa, ma arvan. Ja voilà, mul ei olnud kuskile panna, mõtlesin, võtaks kaasa natuke soola ja sool on tikud opsis, need ei ole, tikud on ka siin sees, aga siin on siis näete, saan näidata nii, et see ei ole mingi muu pulber, näete see valge siin, et see on sool koos tikkudega niimoodi, et siis saab muna soolaga kõige parem ikka. Aga nüüd ma ei tea, kuidas ma selle lahti saan, selle muna, aga võtan veel lonksu õlut ja siis hakkame munaga tegelema. Nii, natuke inimest tuli veel siia, aga ma pean enda muna kõigepealt ära sööma. Kuidas ikka muna lahti saab. Mõtlesin, ma löön vastu pead, aga see on nii tugev, et ma vist ei hakka haiget tegema endale, et näed, isegi põlvega ei saa vastu lauda niimoodi ja panen koored siia ja vabariigi auks üks muna on ju eriti hea. On ju? Ja nagu ma ütlesin, mul on kaasas siin ka soola. Tikud hoopis natuke soola ka peale ja hops. Väga hea. Ikka leiba ka hea. Super. Munale peab sool minema peale, lihtsalt mida muud pole teha. Väga hea. Nii, väike lõuna peetud ja edasi siis teisele poole tegelikult, kus ma tean paari kohta ka, nii et vaatan veel seeni saada. Olgu, toredate vabariigi taasiseseisvuspäeva ja kõik head, olgu, nägemist. Nii et nii, väga hea, aga siit on natuke minna üle maantee ja siis seal teisel pool muidugi ühtasti pean veel jälgima, et tahtsid seda rongi peale mineku aega. Ma arvan, paar tundi on ikka aega veel ja kui ei jõua isegi rongi peale, siis läheb peale kuud läheb veel üks rong, nii et ma arvan, saab hakkama. Olgu, jaa, siit natuke kõndida ja üle tee ja siis sealt paremale väike tiir teha. Mis toimub? Teine pilvik täiesti puhas juba. Väga hea, super. Vaikselt hakkame jõudma sellesse minu kohta, või noh, mis minu kohta, ütleme kohta, mida ma võib-olla natuke rohkem tean. Ja seal on võib-olla see pluss ka, et näete, mis see vahele jääb, on ju. Tegelikult saab teist kaudu ka sinna, aga vähemalt siit kaudu kui täielik mülgas. Eterniit visatud siia või? Okei. Et siit autoga see läbi ju ei saa. Oi jah, huvitav kui. Siin vist ikka nii palju saab, jala ikka läbi. Päris sisse ei vaju, oi jah. Me vaatame, et jalad päris mereks ei saa muidugi. Päris pehme on siin. Oi, tulen, et vajun. Oota, kas ma saan kõrvalt või lähen lihtsalt kiiruga läbi. Tundub, et nii hull ei ole, aga see on ikka huvitav, et see on nagu, ei ole, mõnikord on see veel vesisem see koht siin. Aga tagasi on teist kaudu äkki. Ops, nii. Siit läheb kõrgemaks tagasi ja juba siit saab hakata vaatama. Näed, noh, juba suur kukekas siin, juba seal ka, noh, hakkab tulema. Ja üks asi veel, kui metsas oled, on siuke tihedam mets, nagu on ju, et puud on üksteise lähestikku, siis profülaktika mõttes suure tõenäosusega vämlik võrk olla seal. Siis juba kas noaga lööd või käega selle juba eest ära, noaga on parem isegi. Vot nüüd ma olengi ühe koha peal, kus ma mõtlen, et kas see äkki on maha võetud see mets siit. Tundub uus peale kasvajatega. Kurat, ma ei tea, kui silt maha võeti see osa,
mida ma mõtlen, et kas ma olen õige koha peal üldse. No siin pole mõtet vaadata siia päris võsa sisse. Ma lähen tiba edasi. Tee peal tagasi välja. Siit kuskil paremal olid head puraviku kohad. Üks kukekoht tuleb ka veel. Tegelikult oleks lahe ka ju mõni punapuravik või kivipuravik saada ja punapuravik on veel ilusam tegelikult selles mõttes, et oleks veel lahedam muidugi. Ma ei tea, kes teab paremini. Siin on põdrajäljed või? Vaata siuksed kabjad nagu. Inimene küll siuke ei ole ju. Põrralõht tuli ka. Põder jah. Näete, siit on läinud. Džungliks läheb kuidagi see. Ma mäletan, siin nii võsane oli. Okei, no mis seal ikka siis. Vaata kui suur kukekas, mingid on siin on veel. Et mingi koht oli siin kaskede vahel ka, jah. Ma loodan mõne puravikuga leida ikkagi. Võiks teha väikse challenge'i ka. Ma miskipärast arvan, et see oligi see puravike koht. Aga praegu ma saan ainult kukekat siit. Päris korralikult tegelikult, aga puravik ei näe mitte ühtegi jälgi ka mitte. Täiesti uskumatu, kas siis ikka veel liiga vara või? 20. august, ma ei tea. Meil on iga aasta erinev see või? Võib-olla mõni aasta ei tulegi või? Aga siin nähti hea koht muidu, kaseid ja kuused segamini ka, siis peaks olema jah. Isegi kasepuraviki pole näinud. Ma väikse tiiru teen siit. Noh, siin näiteks mingi väike kukekas ja seal tundub veel. Mitte kas siin oli, mingi kõrgem vall oli küll, mäletan. Siin valli peal ja ääres oli ka. Võis puravikke saada ja võis ka saada kukekaid, kui see on nüüd see õige koht. On siin mingi valli moodi asi või? Või ma eksin täielikult või? Ja siin on ka metsa tehtud või? Ma läksin päris padrikusse hoopis omadega. Ei siit seda ma tean, mul mõtet kõndida. Kui ma juba keerasin sisse, ma lähen siit lihtsalt üles või vasakule ja siis vaatan, kui see õige vall tuleb. Aga see on ka mingi vall on ju, aga see vist seal või? Siin on ka arvendus tehtud. Noh, ma ei tea, selline saak hetkel on, aga mingi ülipalju kiita ka ei ole, noh. Noh, ma ei tea. Aga noh, eks ma tegin igast muid asju ka ju. Seda matkarada kõndisin ja vaatasin ringi natukene ja et võib-olla see seenekäik oli siuke. See oli see vall. Aga seda on ka maha võetud, kurat. Muidu jah, siin oli nagu, no mis seal ikka, ma tean, et siin oli siis. Käin siit läbi, vaatan, et kas endiselt on või ei ole. Noh, mõned siin on. 1, 2, 3, 4, 5 sambla sees. Et korra need ära ja vaatan edasi. Peab tegema väikse puhkuse ka õlu näol. Tegelikult mul on kaasas. Võtsin kaasa ju 2 liitrist. Nii et see on alles nii vähe joonud. Et peaks ka natuke tempot tõstma. Oi jah, kus nüüd vahutas. Ops. Et mul on ju veel tegelikult üks on veel kaasas. Siis on Selveri kange veel 6-volline. Nii et ma joon kõigepealt selle. Kui jah. Tõesti, vett pole kaasas ka. Pole vaja ka. Ja siin on mõned seened veel. Et mõned kukekad veel. Ma loen kokku palju sellest kohast siit saab. Praegu see on 11, 12, 17, 20 ja 21. Ma olen nagu see Gimli ja Legolas. Vaata, kes neid orke lugesid niimoodi. Tundub, et toidab ikka. Näed, siit üle mäe. Astud ja kukekaid täis. 24 oli praegu juba, et noh, 25 ja ma ei tea, siis äärest tuleb veel juurde. Noh, midagi sai, ma arvates 60 seent kindlasti, et tuleb veel, oi, keegi on mulle korjanud siia valmis või. Viskan kotti siis. Väga hea. Noh, 100 seent sain kindlasti siit, 100 ja seened. Siin on veel, igat väikest ei viitsi enam kui korjata, vaata kui kauem oled käinud juba metsas ja ma peaks tegelikult hakkama vaikselt Kiidjale peatse juurde tagasi liikuma. Enne paar lonksu õlut veel teha. See on ju puravik. Oi, vana kasepuravik. Kurat! Juba tead, kus süda praegu käis. Jeskas tõesti. Vana oli, okei, vähemalt. Vana kasepuravik. Vana kasepuravik. Ma ei tea, kas siit kaudu, ma ei tea, ma mõtlen, kus ma täpselt lähen. Vaatan siit, võib-olla siit mõned suuremad võib-olla tunduvad. Võib-olla võtan veel. Väga palju aega pole ka enam. Noh, näiteks sellised võib võtta. Tegelikult see on edasi mõnus, ei pea. Siin on 2 koos isegi. Aga näed, selline on tegelikult täitsa mõnus, et ei pea väga palju vaeva nägema, et ongi põhimõtteliselt pannile on kõik super. Ma tean, et ma palju ei tea, aga milleks need on, vaata näete, siuke ristkülik nagu kraabitud pinnastest ära
keegi oskab öelda, milleks tehtud on. Vajalt keegi hakkab maja ehitama ju. Autoparkla ka ei ole ju. Et kui mingid uurimustööd või võetakse mingi pinnaproove ja sambla mingi asju või. On täpselt nagu tükk välja lõigatud. Pilvik. Ussitan raudselt. Ei olegi või? Ikka on väga ussitan. Kui täpselt tume juba on juba jalast, siis vaevalt sealt midagi enam saab. Igat pilvikut sellepärast ei viitsigi üldse vaadata, et mõne võib-olla tajud juba ära, et see võib olla ussitanud. No see, siuksed ümaramad, need on võib-olla tugevam jalaga. No siit ikka liialt ussitanud jälle, jah. Muidu on nagu see, et lõikad jala lõpuni, et siis võib-olla kübara saada, nii kübara on ka hea tegelikult ju. Nii-öelda selleks siis ära kupatada. Okei, ega midagi, nagu ma ütlesin, ma hakkan kõndima tagasi siis selle Kiidjara peatuse poole. Ma ikka lähen selle 15.26 rong läheb Tartu, et muidu üks variant oleks minna ka 18.14, aga mõtlen, kas ma näed siin jälle üks kukekas, seal veel üks, et kas ma viitsin nagu nii ka olla. Tegelikult meeldiks olla, aga mõtlen, kas seal nagu pointi on, et siis ma ei olnud niila, kui ma pean hakkama veel kartuleid keetma, pillikud likku, seened puhastama, oi issand, õlut jooma, oi jah. Polegi kordagi tegelikult põhimõtteliselt puhanud või istunud. Et mõtlesin, lihtsalt saab istuda ka lihtsalt maas, ei ole üldse mingi probleemi. Samal on pehme ja tegelikult väga mõnus. Isegi pikutada natukene. Tõesti on pehme siin. Ja noh, nagu oli ka ju kõne kaitseväes ka ju oli see õpetus, et kui saad pikuta, on ju, kui ei saa, siis istu, on ju. Kui ei saa, ma ei tea, siis külita või siis kuidagi ole põlve peal või kuidagi, nüüd see püsti seismine on kõige viimane asi nagu. Et ainult siis, kui tõesti seda vaja läheb, et siis alles ole püsti. Et muidu saab täitsa ju lamades laske asend saab ka võtta, tegelikult täitsa ära siit ju. Jalad ei tohi nii olla, vaata osad oled niimoodi jalgu. Saad kuuliga pihta sealt, jalg peab olema maas täitsa niimoodi. Ja siit saab sihtida küll tegelikult ja päris stabiilne asend on ka tegelikult. Osad oled veel jalga niimoodi. Ma ei tea, mul niipidi ei paindu, ma pean nii hoidma. Pöörad maad ligi oled ise keha ka. Magama jälle. Ei jää magama. Aga väike lonks veel jooki ka ja okei, aga liigungi edasi kohe siis. Noh, mõnusi puhkamispots ikka väike. Noh, siin läks sama natuke lahti. Paneme siia kokku. Ilus metsal on ka tegelikult. Ja noh, siukest metsa on Eestis palju. Siukest männi ja siukest rahulikku metsa. Inimesed eelistavadki käia pigem sellises metsades on ju, kui kuskil võsa vahel, aga siin jällegi mõtlen seda seene rikkuse poole pealt. Mõtled küll, siin peaks olema, võiks olla. Noh, eks siin on ka, aga mingit massilist kogust. Sellist metsast ma arvan, et ei korja. Tegelikult juba täitsa arvestades kogus, siin on juba rohkem kui pannitäis, et võib-olla peab 2 korda praadima, et noh, kilo kindlasti on vast seeni. Rohkem arvan. Käed on nii tugevad, et taju seda. Oota, ma pean kella vaatama, ega ma siin hiljaks ei jää. 14.07, 15, 26. Kuule, ega tõesti. Siit tuleb minna ka natuke ja metsa vahelt ka. Okei, hakkan edasi liikuma. Ja ma ei väsi kordamast ühte asja veel, et iga kord, kui spotist ära lähed, noh, kohast, kus olid, on ju, vaatad midagi maha ja praegu näiteks siin polegi näha, et mul oleks olnud siin. Noh, on ju tegelikult, kui sa vaatad, et noh, kas keegi tõesti pikutas siin või, mis loom see oli? Oli tuudur. Et igal juhul kõik asjad ilusti vaatad, võtad korrad kokku, hakkad minema, pöörad ümber, vaatad, et veendud midagi ei jää. Et see on alati üks point, mis ma kuidagi, see on nii nagu, oota, telefon. See on nii nagu kuidagi käe sees. Teebalt võtad kukekad veel ära ja et kuidagi nii käe sees on see värk või mälus. Et selline asi nagu meelest ei lähe ja iga kord vaatad alati üks kukekas on, kuskil on tavaliselt veel tihti, mitte võib-olla 100% alati, aga väga paljudel juhtudel maantee müra on kosta, lähen küll maantee ja siis lähen teist kaudu, lähen tagasi nii-öelda. Üks siis veel, ühe kitsemampli sain ka. Ta oli küll siuke vanem, aga ta oli täitsa piiri peal, et võis nagu veel võtta. Nii et natuke annab siukest kastmele juurde omapära. Kitsemampel tegelikult mulle meeldib maitselt, see on hea seen. Et siin on üks vana kitsemampel, noor on kõrval. Näed, noor kitsemampel on kõrval. See on liiga vana vist. Nojah, juba selline. Aga näed, ops. Kurat ka ussitanud või? Ei, selle võib võtta tegelikult täitsa. No, kaelus krae on ka. Kitsemampel väga hea seen. Prae seen. Ma ei tea isegi võib-olla puravikuga võib võrdada, kuna siin on veel üks kitsemampel. Ops. Ai, kurat küll, noh. No see on ka piiri peal.
tegelikult. No võtame, vaatame, võib-olla kodus viskan ära, ma ei tea veel. Okei, kuule, ma ei saa siin päris niimoodi igat seent ka vaadata ikkagi, ma pean ikkagi natuke tegema tempot ka siin. Nii, jõudsin maantee äärde välja. Kuna enne tulin üle maantee, Tartu Põlva maantee või mis iganes see nimi on. Siis pean saama teisel pool tagasi. Ma ei viis samat kohe tagasi minna. Mul on mõttekas siis kuskilt üle maantee ära sinna vasakule minna. Sealt läheb mingi tee. Ma lähen sealt juba äkki siis. Rekko tuleb, lähen kiirelt üle. Teist teed kaudu tagasi. Ei korda teed. Ma loodan, ma jõuan. Praegu on aeg umbes 14.17, 15.26 läheb rong. Tund 09. Ma ei tea, kilomeetrite mõttes võiks nagu jõuda justkui. Kui jõua, siis lähen Kiidjärve, lähen ujuma ja lähen järgmise rongiga. Ujukad on vasas. Kurat, see ujumine oleks nii mõnus tegelikult praegu. No, igal juhul hetkel lähen ikkagi rongipeatusesse. Ühel seikleval pilsneri rüütlil õlu alati on ju käes või hoiab seda hoopis ta kotis, sest nii on kindlamgi veel. See pilsner on ka imelik talisman, mis joodab sind päeval ja ööl. Ja joodab, nii palju joodab, sest hea on lõpus olla. Tegin hästi kiiret praegu pilkuloo siia. Kurat, ma ei tea, kas tegin õige otsuse. Oi jah, pukekad. Kas tulla mööda see sihti, sellepärast, et nagu näete, see siht võib lõppeda, võtame nii, võib lõppeda hoopis ängistusega, ma ei tea millega. Kui seal nüüd, kurat, seal on see kraav või oja või, äkki siin ei olegi. Kurat küll, kukekad ka, äkki tõesti pean jääma siis järgmise rongi peale või. Kukekad on ka see ka veel, et ärge põdege, võite mõlemat pidi teha. Lõigata või välja tõmmata. Niidisk on täitsa mulla, sest seda sa ei saa niikuinii ära viitada. Et selles mõttes ärge vaadake valesti, kui keegi nagu võtab seene välja, tõmbab. Sest võtad selle nii-öelda maapealse osa natukene jah seda, aga see niidistik ise, see päris niidistik, mis on seal mulla all sees, sa ei saa seda selles mõttes ära hävitada. No, selles mõttes, sa ei kätt pidi sa ikka kaevama seal ju. Kuhu ma ennast jälle sattunud? Sättinud olen. Kui siin väga märg ei ole, siis saab siit mööda ka hiilida või läheb päris mereks või? Madal on küll vähemalt. Oi, raisk. Kuradi tuudur raisk. Ei saa ikka rahulikult asju ajada, on vaja ikka asi teha pingeliseks. Täiesti padrikusse sattuda ennast. Nii, kus see siht nüüd on? Olen sihi kaotanud. Olen valinud tee, olen kaotanud tee. Siht on seal või? On või? Suund peaks olema vist enam õige või? Ega ma ei tea ka. Enam varsti. Oi! Miks ma selle tee valisin? Ei täitsa muda teesi kuskil. Äkki ma saan siis kuidagi niimoodi üle ikkagi. Saan see korra astuda või ei saa või? Puhast toore jõuga lihtsalt. Kätte jõuga ka. Kui need pole kõige tugevamad koht. Sihi üle uuesti leidma. Mulle tundub, ma olen sihist eemal. Kurat, see ei küll siht olla ju. Okei, jõuan siis kõrgemale ära. Siis rohkem madalaid kohti ei tule äkki. Literaali sekundi hiljem, nagu ma ei tea nalja. Just kui kaamera kinni panin. Näete siin. Vuhab kukesentest. Okei, ma teen kiire korje siin ja siis lähen edasi. Nii, seened korjatud. Sealt kohast sai päris palju kotti asju juurde. Nüüd hakkab või nagu võtma võimsust. Kott ka. Ikka ma ei tea aru, kas see siht on mul lähedal või ei ole. Kurat, ma loodan, et suund on õige ka. Tagasi külvitsi minna sealt kaudu. Päris jõhker oli praegu see, mis toimus siin vahepeal. Saan isegi filmida. Raielangid tunduvad nagu mõnus hea tühimikust läbi minna. Ei ole ühed hullemad tegelikult. Kus nagu jala läbi peas otsida. Oi jah, keegi helistab. Kas on see võimalik? Kõik seda asja, mis ma olen teinud täna ja üldse on viinud selleni. Eks ma olen varem ka seda on saanud, aga näete, sirmik, mine. Vabandust, ma olen nii õnnelik. Ja näete, teine sirmik.
ja kas sa tõesti ma hakkan nutma vist. Ma sain need kätte, kuningsseened. Jah! Jess! Nüüd on mul isegi suva, kas ma jõuan rongi peale ei jõua. 48. Suur sirmik, jah. Liigi nimi siis. Ja täiesti söödav. Ja kui ta pole isegi veel laiali läinud nii-öelda, pange ta vette lihtsalt koos jalaga. Ja hommikuks on siis läinud täitsa suureks. Äkki nipp. Sirmikut puhul ma ei tea, kas vastab see tõele, et kui on ühes kohas on veel neid, et seda ma ei oska öelda. Aga lõikan siis alt võimalikult palju ära, seda praadida saab jalga. Peamsosa muidugi ka. Näete, selline siis suur sirmik ka täitsa olemas. Oi, jah, see on üks super. Aga tuleb mingi madal koht vist või? No, ma pean siit üle saama. Kurat, ma ei uskanud, et see nii hulluks läheb see lõpp. Siit edasi üles. Jalad on täna kõvasti vatti saanud. On tee ikka, jah. Kurat, kraav ka. Korraks päris sügavaks. Õnneks jäänud vett sees. Siin ristis, kus ma suht algus olin ka. Viimane pingutus, kui ma tahan rongi peale jõuda. 20 minutit. Idee poolest, kilometraaži mõttes võiks jõuda. Tegin tegelikult lahti selle Selveri kange ka. Aga sealt võtsin mõned lonksud. Puhtalt jõudu saada lihtsalt. Siin filmisin seda puukide asja, et kuidas sokid panna. Olen selle tee peal siin, et see on suht alguses. Aga seal tuleb üks eramaja peal. Siin oli see eramaa. Mingi talu. Võib-olla sa mõeled, et see tee ikka on läbitav. Selles mõttes, et inimesed võib-olla käivad siit ka. Eratee. No, eratee, see tähendab seda, et ikkagi äkki päevatalal ikka võib kõndida või? Ma ei tegeli, jah. Nii. Ja raudteam peaks kohe varsti tulema ka. Raudteam paistab. Raudteepeatus. Siuke saak siis täna tegelikult. Neid 2 sirmikut seda moot on kõige rohkem. Et need ära praadida teha. Aga siin täna läheb mul tükk tööd. Ma arvan, terve õhtu on mul kindlustatud. Peab pesemas käima, kartulid ära keeta, pilvikut likku panna, kukekad puhastada. Või seened üldse siis on ju. Siis panna need praadima, võid pean ostma, poes käima veel ka enne seda veel kõike. Õlut võtma juurde. Ma pean tegema siis 2 laari. Või siis teine variant on, et panen lihtsalt praegu seened puhastan ära, panen lihtsalt külma, et saab homme äkki kasvatada. No nii, rong tuleb. Jõudsin ilusti aega. Isegi paar mitte üle veel, aga ja, vahepeal oli üks tunne, et täiesti võsas, täiesti napilt. Okei, olgu jumal teiega. Otke järjest kõvad, käige metsas, käige looduses. Minul tuleb täna veel pikk päev seenetega tegelemiseks, aga olgu jumal teiega. Tšau! Ütlen ausalt, ei viitsisegi siia praegu hetkel midagi salatit kõrvale teha. Kartuliseenekaste, päris hea.